No siin ukse taga on maruvinged noored, kes käivad breaktantsutrennis. Tšekime üle, tulime järele. Miks peaksid noored tantsutrenni minema ja eriti just breaktantsutrenni? No breaktants on puhas sport tegelikult, et breaktantsutrenn annab väga hea distsipliini, enesedistsipliini, väga hea füüsilise ettevalmistuse ja ma leian, et need on juba väga olulised asjad lapse jaoks, et eriti poisslastele sobib väga hästi break, et kindlasti soovitan. Ja kohe push-up 10 korda. Mis breaktantsus erilist on võrreldes teiste tantsustiilidega? Sa saad lihtsalt ise luua liikumisi, tuua midagi uut siia ja mulle meeldib, kuidas see näeb välja ja see on nagu elu, sinu lifestyle. No ma nägin, et sina seal tantsuplatsil panid korralikult hullu. Kui kaua sa breaktantsutrennis käinud oled? Ma arvan, et 3 aastat. Mis sulle breaktantsu juures kõige rohkem meeldib? Mulle meeldib ennast tugevaks teha. Mis see tähendab, ennast tugevaks teha? Nagu, et siis sa saad igasuguseid trikke teha ja värke. On sul endal mingeid lemmikuid liigutusi ka, mida sa trennis ära oled õppinud? On. Üks on vist six step. Six step? Näitaksid sa mulle seda? Jaa. Õpetad ka äkki? Jaa. Mina pole kunagi breaktantsu tantsinud, nii et saab huvitav olema. Et sa alustad siit positsioonist. Su parem jalg läheb konksu ehk siis risti. Paned siia taha, lähed siia nagu siia asendisse, kuskil nagu harki. Sa paned oma vasaku jala siit läbi. Leon, ma pean ütlema, et päris palju liigutusi algajale, sa paned siin mulle pinge peale. Sa paned tagasi siia asendisse. Kui sa kiiresti seda teed, kuidas see peaks välja nägema? Wow. Kuule, mega vinge. Kas sa oled breaktantsuga kuskil võistlustel ka juba käinud? Veel mitte, aga ma tahaks minna. Ma juba teen sõpradega väikseid võistlusi. Omavahel? Jaa, omavahel. Nii-öelda, et üks ja teine siis võistlete omavahel, et kumb teeb ägedamaid liigutusi? Ja siis me valime kohtuniku ka ja siis kohtunik otsustab, kes tegi parema. Kas sa soovitaksid teistel noortel ka breaktantsutrenni tulla? Soovitaks, see on päris raske muidu, aga kui sa õpid selle selgeks, siis see tuleb välja päris lahe. Kas breaktantsuga on raske alustada? Ma arvan, et iga korraliku trenniga on raske alustada, et kõige raskem on tulla kohale esimesse trenni. Sealt edasi juba läheb kõik juba oluliselt lihtsamaks, et tavaliselt on see, kui lapsed tulevad kohale, siis ma võin anda 10 punktist 9, et talle meeldib. Ja siis juba on edasi palju lihtsam, aga jah, see kohale tulemine, see on võib-olla kõige keerulisem tavaliselt. Suvel oli esimest korda olümpiamängudel breaktants esindatud. Georg, mis sa arvad, kas järgmistel olümpiamängudel paneb Eesti breaktants ole kinni? Ma ei välistaks. Pikk tee on veel minna, aga meil on potentsiaal on tegelikult hea, mis puudutab spetsialiste ja mis puudutab meie lapsi, kes sellega tegelevad, et nendes ainest on, ütleme nii. 7, 6, 5,